Tere! Minu nimi on Annika, töötan igapäevaselt peakokana restoranis Lee. Restoranis üritame ära kasutada nii palju tooraineid kui võimalik, et ei tekiks mingeid ülejääke. Rohetiigril on algamas toidu hoidmise kampaania, mille raames olen mina täna siin, et valmistada toitu saiast, mis teinekord jääb kapinurka seisma ja leiab koha prügikastis. See on niisugune kõvaks läinud, aga ma näitan teile lihtsa nipi, kuidas selle tagasi pehmeks muuta ja valmistada sellest mõnus salat. Selleks võtan niiske köögirätiku, asetan saia sinna sisse ja panen saia mikrouuni täisvõimsusele umbes 10 sekundiks. Nii, minu sai on nüüd pehme ja hakkan sellest rebima saiakuubikuid. Vabalt võib ka saia lõigata, kuidas endale mugavam on. Kui saiakuubikud on valmis, siis maitsestan need soola, pipra ja oliiviõliga ning asetan ahju umbes 5 minutiks 180 kraadi juures. Samal ajal, kui sai küpseb, valmistame ette teised komponendid. Lõikame pooleks tomatid. Seejärel piilutan sibula, hakin hästi peenelt peterselli, vinegrett kastme jaoks hakime küüslaugu ja segame selle kokku oliivõliga ja punase veiniäärikaga. Maitsestame soola ja pipraga. Võtame ahjusoojad saiakuubikud, segame need ülejäänud koostisosadega ühes kaussis kokku ning ongi valminud mõnus suvine ja lihtne salat, mis on valmistatud kõvaks läinud saiast.